Kallid inimesed, minu pool kõige südamlikud õnnitlused selle ilusa sündmusega, nende ilusa sündmustega, mis toimuvad aastavahetusest. Eks aasta tagasi me mõtlesime selles, missugune tuleb see 2016. Ma mõtlen, et siin olid ilusad päevad, oli palju rohkem rõõmu, olid võib-olla niisugused murelikud päevad, aga see aasta saab lõpuks ja ma usun, et me meenutame sellest, mis oli 2016. aastal heade mõttedega. Ja ma usun, et 2017 toob meile rohkem rõõmu. Ma usun, et Ida-Virumaa jaoks valitsuse vahetusega tulevad rohkem tegud. Uus valitsus mõtleb meie Ida-Virumaast, mõtleb Kohtla-Järvest ja ma usun, et need lubadused, mis on antud tänase päeval, tulevad meile ellu. Kõigidele head 2017. aasta. Häid pühi teile. Hea Ida-Viru rahvas. Soovin teile rahulikku jõuluaega ja nii nagu alati peame jõulude aega natuke lund soovima. Soovin seda ka teile, et oleksid ilusad valged jõulud. Armastage ligimest, siis läheb meie maakonnal hästi. Soovin teile ka ilusat algavat uut aastat. Head idavirumaalased, aasta lõppedes me kõik mõtleme tagasi möödunule, mis oli selles head, ilusat ja mis jäi ehk tegemata. Ja mõeldes järgmisele aastale tahame me kõik, et meie tegemata ja kõik see, millest me oleme unistanud, siiski järgmisel aastal teoks saaks. Soovin teile tervist, hoolimist ja üksteise mõistmist. Lugupeetud Jõhvi valla elanikud, mul on au teile soovida häid jõule ja saabuvat uut aastat. Ja mul on hea meel kinnitada teile, et Jõhvi on endiselt suur ja tugev arengumootor Ida-Virumaal. Meil on head ja tugevad plaanid ja loodan kõigile kõike paremat uuel aastal 2017. Austatud Ida-Viru omavalitsuste elanikud, omavalitsuste juhid ja kõik koostööpartnerid. Soovin Ida-Virumaa omavalitsuste nimel teile kõigile häid saabuvaid jõulupühi ning soovin, et kõik teie unistused sellel aastal veel täide läheks. Olgugi, et aasta 2016 oli omavalitsustele läbirääkimiste aasta ja ma loodan, et see kulmineerib aasta lõpuks heade otsustega selle nimel, et muutuksid tugevad ja arenguvõimelused ja head teenust osutavad omavalitsused. Nii et kõike ilusat sellel aastal ja uuel aastal uue hooga. Head vallakodanikud, head sõbrad, jälle on üks aastaring täis saanud. Kohe-kohe on lõppemas 2016. Igal omavalitsusele on olnud see aasta päris keeruline. Ja keeruline eelkõige sellepärast, et on kuulutatud välja haldusreform. Me oleme täna püüdnud hoolitseda oma kodanike eest paremal viisil, arvestades neid võimalusi, mis meil täna on. Ja täna on meie põhimure see, et mõelda, kuidas homme edasi. Täna on iga volikogu oma otsused teinud, oma valikud, kuidas minna edasi. Meie jaoks eelkõige ja Kohtla-Nõmme valla elanike jaoks on see Põhjaranniku vald. Mul on hea meel, et me oleme suutnud olla laua taga päris konstruktiivsed ja sõlminud päris hea ühinemislepingu, mis tagab täna selle, et kõik need teenused, mis me
oma valdades vallakodanikele osutame, on ka homme võimalik osutada. Ma arvan, et järgmine aasta ei saa olema kergem. Sellepärast me peame hakkama mõtlema sellest, kuidas neid asju konkreetselt ellu viia ja kuidas üheskoos edasi minna. Keegi ei ole öelnudki, et elu peaks nagu kerge olema. Ja ma loodan, et see uus aasta 2017 toob selgust paljudes küsimustes. Ja me leiame endale uued eesmärgid, uued sihid, kuhu edasi pürgida. Ilusat uut aastat teile kõigile. Vaadates kõike seda, mis toimub täna maailmas, Lähi-Idas või isegi Berliinis, viimased kurvad sündmused, tahan soovida meile kõigile rahulikke jõule. Tahan soovida, et rahu oleks kogu maailmas, et kõik inimesed oleksid õnnelikud. Kallid sõbrad, ma tahaksin enda poolt tervitada teid jõulude puhul. Ma tahaksin teid soovida tervist, jaksu ja edu ja kõige kaunemat. Lugupeetud Jõhvi elanikke, fraktsioon Jõhvi meie kodu soovib teile kauneid ja ilusaid jõule, et need jõulud oleksid teil rahulikud ja õnnelikud. Käesolev aasta hakkab lõpule jõudma ja kui me räägime selle aasta lõpust, siis tahaks natukene meenutada, mis oli sellel aastal kõige tähtsam ja millised sündmused olid tähtsad sellel aastal. Ja see aasta oli tõesti väga tähtis aasta, sest sellel aastal oli linna 70-aastane juubel ja oli 100 aastat põlevkivi tootmise alustamiseks meie regioonis. Selle aasta tähtsam sündmus oli ka see, et Kohtla-Järve linnavalitsus on alustanud ettevalmistusi järgnevate 4. aasta projektide teostamiseks. Need projektid on mõeldud inimeste heaolu jaoks ja inimeste paremaks elamiseks meie linnas ja need on spordirajatised, need on linnakeskväljaku kujundamine Ahtme linna osas, need on Põhja mikrorajooni pargi korrastamine selleks, et seal oleks loodud puhketsoon ja sporti tegemise võimalus. Need on kergliiklustee Ahtme linna osas ja me loodame, et järgmine aasta saab olema veel edukam kui selle aasta. Me tegime väga tõhusat koostööd meie asutustega ja meie linnaasutustega ja meie partneritega ja loodan, et see järgmisel aastal ka toimib veel paremini. Ma soovin kõikidele häid rahulikke jõule. Kallid Jõhvi inimesed, üheskoos sellel aastal me oleme saavutanud päris palju. Me oleme teidnud korda nii territooriume kui ka hooneid, mis on seotud meie lasteaiaga, koolidega, kunstikooliga. Me oleme vahetanud asfaltkatted päris mitmetel tänavatel. Koostöös järvepuhastusega oleme ka renoveerinud vastavaid torustikke, hakanud paigaldama uusi bussipaviljone, videokaameraid ja nii edasi ja nii edasi. See kõik on saanud võimalikuks ainult tänu sellele, et te olete hoolivad oma linna vastu ja töökad. Ja teie tulumaks on olnud selleks allikaks, et me saime teha oma linna, valda veelgi ilusamaks, veelgi paremaks. Loomulikult ees ootavad veel suuremad teod ja need plaanid on vallavalitsuses, volikogus on juba praegu koostamisel. Kallid Jõhvi inimesed, ma sooviksin teid kõike tänada tehtu eest ja loomulikult soovida teile ilusat hingerahu jõulude ajaks, toredat aastavahetust ja uusi tegusid uuel aastal meie ühise kodu Jõhvi valla heaks. Head
Kohtla valla inimesed ja Ida-Viru maakonna inimesed. Iga inimene on unikaalne. Hoidkem üksteist, märgakem üksteist, hooligem üksteisest. Aasta on olnud tegus, aasta on olnud kiire. Soovin kõigile rohkem rõõmu, naeratusi nii jõuludeks kui kogu järgnevaks aastaks. Hea Toila valla rahvas, head naabrid, kes meie kõrval elavad, lubage teile Toila vallavalitsuse poolt soovida lähenevaid jõule, head jõuluaega ja head saabuvat uut aastat. Et uus aasta tuleks teile soovide täitumise rohke, et ta annaks teile uut jõudu, uusi võimalusi ja oleks teile kogu aasta hea ja kerge. Olge tubli. Aitäh! Ma soovin Kohtla-Nõmme valla rahvale kaunist jõuluaega. Me juba mitmendat pühapäeva tähistame advente ja oleme koos perega kodurahus ja olgem siis üksteisele olemas ja rõõmsad, sest aastavahetus, vana aasta lõpp ja uue aasta tulek on ju kokkuvõttes rõõmus aeg. Lugupeetud elanikud, on saabumas uus aasta. Kõik hea, mis oli sellel aastal, 2016. aastal, võtke kaasa 2017. aastasse. Ja kõik halb, mis oli 2016. aastal, jätke sellesse aastasse. Seoses sellega tahan teile soovida head vana aasta lõppu ja head algavat uut aastat. Saabuval jõuluajal soovin meie linna elanikele ilusat, rahulikke jõule ja palju õnne, soojust uuel aastal. Loodame, et uus aasta toob meie peredele, kõikidele ilusad ja päikesed päevi. Aitäh teile, kallid linnakaaslased, ja ma loodan, et meile kõigile tuleval aastal läheb kõik hästi. Jõulud on eriline aeg, et hoolivust üles näidata ja teha neid ilusaid tegusid ja öelda neid ilusaid sõnu, mis muidu ehk ütlemata on jäänud. Paraku sagenevad pühade ajal ka vägivallatsemised, mis suuresti tingitud liigse alkoholi tarbimisest. Tuletan teile meelde, et käe tõstmine ei ole kellegi võimalus end maksma panna või tugevamale näidata. Vastupidi, see näitab teie nõrkust. Asendage rusikahoobid heade soovidega ja pidage meeles, et kõik arusaamatused on lahendatavad ka sõnadega. Jõulurahu tuleb lasta kõigi kodudesse ja südameisse. Häid pühi! Head Virumaalsed, jõulud on ilus aeg, koos pere ja lähedastega koos olemise aeg. Meie päästjate väärtused on abivalmidus, julgus ja usaldus. See tähendab, et aitame abivajajat, julgeme otsustada ja meid usaldatakse. Kutsun ka teid üles, märgake ikka abivajajat, olgu see siis lähedane või võõras. Abivajavad reeglina eakad, raskustes elavad perekonnad, õnnetud noored. Igasugune tähelepanu ja teise inimese abistamine on heategu. Nii võib inimeste elu muuta ilusamaks ja rõõmsamaks. Head Virumaalsed, soovin teile meie päästjate poolt ilusat ja rahulikku jõuluaega. Käesolev aasta on Ida-Virumaa inimeste ja Töötukassa jaoks olnud väga raske ja muutlik aasta, eelkõige selle aasta algus. Aasta lõpp on juba parem olnud ja positiivsem olnud, aga jõulud on soovide aeg ja ma soovin kõikidele meie klientidele, meie partneritele ja Ida-Virumaa inimestele jõulurahu ja soovin seda, et me leiaksime üles need inimesed, keda me saaksime jõulude ajal meeles pidada ja aidata. Nii et rahulikke jõule kõikidele. Tahaksin soovida kõigile
väga toredat aasta lõppu, väga lahkeid päkapikke ja ärge muretsege, kui midagi jäi tegemata. Uus aasta tuleb, me kõik saame uued võimalused ja kui võib, siis sooviksin väga julgeid unistusi, sest alati tuleb unistada suurelt, tuleb mõelda suurelt, kaugele ette ja kui on julged unistused, siis nad ka täituvad. Nii et olge valmis uuteks põnevateks väljakutseteks ja selleks, et teie soovitud unistused täituvad. Soovin kõigile häid hindeid ja edukat uut 2017. aastat. Lugupeetud linnaelanikud, soovin teile häid jõule ja ilusat uut aastat. Hea vaataja, telekanal Litese poolt on mul hea meel soovida teile ilusat jõuluaega. Ma soovin teile jõulurahu ja kui me vaatame, mis toimub meie ümber maailmas, siis nii öelda päris ei saa. Aga meie teiega saame seda keskkonda, mis ümbritseb meid, muuta paremaks, turvalisemaks ja hoolivamaks. Märkame teineteist. Head jõuluaega!